medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere, kallid Delfi kuulajad. 3. nädalat järjest rõõmustame teid, mis tunne on saatega. Mina olen Rasmus Vatter siin täna saatejuhi rollis ja külla olen kutsunud Eesti mototähe, võib-olla isegi elava motolegendi Gert Krestinovi. Tere, Gert! Tere, suur rõõm on olla siin. No, ristasin sind motolegendiks siin, et vist on ju nii, et kui viimast 30 aastat vaadata, et top 10 listi peaksid igal juhul mahtuma või kuhu sa iseennast sinna paigutaksid? No ma ei ole niisugust statistikat teinud, aga ma arvan küll, et võib lugeda saavutuste poolest üheks parimateks, kindlasti mitte parim, aga seal eesotsas ikka. No, üldpildis motocross siin, või meediapildis on natukene tahaplaanile jäänud viimastel aastatel, et meil MM-sarjas nagu selliseid sõitjaid ei ole. Et mis seisus nagu sinu hinnangul praegu see motocross meil on? Jaa, et kahjuks ei ole meil sellist meest, kes sõidab siis terve hooaja MM-sarja, et kuigi teisel pool ookeani siis Harri Kullas sõitis supercrossidele küll see poolikuks, aga ta sõitis terve hooaja siis nagu seal välikrossi sarja, mis on, ütleme, tegelikult selle MM-sarjaga kindlasti konkureeriv. Ma arvan, et kiiremad mehed on sealpool, et selles mõttes meil ikkagist nagu kiireid sõidumehi on. Kindlasti jääb see palju finantside taha, et me ei saa sõita MM-i, kuna seal on siis tehase tiimid ja kui sinna tiimi sisse ei pääse, siis enda kulude kirjadega on nagu suhteliselt võimatu tervet hooaega sõita, et see sari sõidab üle maailma ringi erinevad riigid, et jah, ja kahjuks on näha ka seda, et üleüldiselt on seal nagu sõitjaid nagu suhteliselt vähe, et stardipuu on tihtipeale tühi. No loomulikult on seal maailma tipp on kohal, aga siis järgmised mehed on nagu puudu, et tegelikult võiksid korraldada selle peale mõelda, kuidas puu täis saada. Täpselt nagu siis USA-s on, et seal on alati on tahtjaid on rohkem kui kes finaali saavad. No siin näiteks Lukas Leok on üks selline nimi, kellest vist oodatakse nii mõndagi, et ma ei tea, kas Krestinovit dünastial on ka mingi mantlipere kuskilt tulemas või kes need mehed siin Eestis on, kes tulevikus võiksid seal kõrgemas seltskondas nagu sõita? Ja Lukas Leok on kindlasti, ma arvan, Eesti üks tulevikutähti, et kogu see nooruspõlve karjäär on tal, ta on ikkagist näidanud alati tippkiirust ja sõite võitnud, et kahjuks tal need suurvõistlused see aasta Euroopakas ja MM siis läksid natuke aia taha, aga selles mõttes, et edaspidised aastad, mis tulevad, et eks need on väga olulised, kuidas nad trenni teevad, aga potentsiaal on suur olemas ja et motocross ikkagist Eestis pildis oleks. Minu enda poole pealt mul on poeg Jakob, oskab mootorrattaga, meil on tegelikult särtsukas, sellega oskab liikuda, aga võistlustele me ei ole jõudnud, ta on 3-aastane ja eks mul endal ka natukene ajaga, kuna ma teen ikkagi seda täiskohaga, olen sportlane, siis praegu ma olen ise ennast veel esiplaanile sättinud, et siis Jakobiga ei ole nagu survestama hakanud, eks tulevik näitab, mis siis saama hakkab. Aga kuidas selle motocrossiga muidu on, et peabki nagu 3-aastaselt reaalselt juba tsikli selge istuma, et kuhugi jõuda või ma ei tea, kui varajases eas sa ise tsikli selge istusid? Mina olin 3,5-aastane, kui ma esimest korda läksin võistlustele. Eks see kindlasti aitab kaasa, kui sa nooruspõlves kõik need oskused ja tehnikad omandad, et mida rohkem sa tsikli peal oled, seda kindlamalt ja oskuslikumalt sa suudad sõita, et see iga sekund, mis sa selle tsikli peal oled, see tuleb kasuks ja loomulikult on vaja ka kõrvalt tööd teha, oma füüsilist poolt arendada, et aga on ka näiteid, nüüd ma ei oska tuua, aga ma tean, 30 aastat tagasi oli ka mees, kes alustas 12-aastaselt sõitu ja tuli hiljem maailmameistriks, et on ka selliseid näiteid, et ei saa nagu öelda, et täitsa võimatu oleks, aga praeguse seisuga ikkagist tuleb hakata vähemalt 60-sega sõitma ja tööd tegema.
No mul endal on jäänud selline mulje, et see motovärk peab ikkagi kuidagi nagu varem perekonnas sees olema, et väga palju on nagu mingite endiste motomeeste pojad siis, kes nagu seda liini edasi veavad, et aga kui palju on nagu selliseid sõitjaid, kes, ma ei tea, kelle vanemad pole absoluutselt selle alaga varem nagu kokku puutunud, et Jaa, kindlasti ütleme, iga põlvkond omandab mingi tarkuse, mis siis antakse järgnevale põlvele üle, et see kindlasti aitab kaasa. Sa oled selle tee läbi teinud, sa tead, mis takistus on tee peal, oskad oma nii-öelda järeltulevat siis paremini õpetada. Need, kes nagu sisenevad sinna krossi, tihtipeale tehakse valed sammud, raha suunatakse valesti, kulutatakse mingi muu asja peale, mis ei ole tegelikult väga oluline. Et kindlasti see nii-öelda kogemus järelpõlvedele üle anda toob paremad tulemused. Aga mis need summad siis nagu üldse on, millega, ma ei tea, perekond peab arvestama, kui neil mingi laps tahab hakata motocrossiga tegelema? Summasi on raske välja tuua, aga seal kulud on suured, et sa pead ikkagi ostma endale mootorratta, sellest ainult ei piisa. Iga treening nõuab varuosi, samas sa tahad, et sul oleks treeningratas eraldi kui võistlusratas, sest kui sa ühte kulutad, siis sul võivad võistlustele probleemid tulla. On rajamaksud, et rada, kus sa trenni lähed, et see saaks nagu püsti olla, see oleks hooldatud, tehtud, siis rajaomanikud tahavad raha saada. Võistluste korraldamise eest sa pead maksma, et kui sa oled võistlustele, sa maksad osavõtutasu, rehvid, bensiin, et lõpuks ta koguneb ja kui sa tahad endale treenerit või nii-öelda coachi, et siis eks need ka tasuta tööd ei tee, et siis ikkagist summad ikkagist lähevad päris suureks, ta ei ole kindlasti autoralli tasemel, et ta on üks odavamaid motospordialasi, aga et mingisugune rahaline tagala peab sul olema. Et me räägime ikkagi aastas nagu 1000 eurodest pigem, ka noorte puhul või? Ikka 1000 ja, et ütleme, kui ma siin mina varem sõitsin palju Euroopas, nüüd ma olen rohkem siin Baltikumis, käin vahest Euroopas sõitmas, ütleme, et ikkagi seal 10 000 sul peavad ikkagist kuluvad. No ma tegelikult just tahtsingi uurida, et kuna motocross meil enam nii pildis ei ole, sa ei ole ka siin kuskil väga rääkimas käinud, et mis elu sa üldse elad, et mul on ka tundnud, et nüüd sa pigem tiirutad siin Eesti-Läti vahel võistlustele, et jah, et tavaliselt meil hooaeg hakkabki märtsikuus, et ja põhivõistlused on mul Eestis-Lätis, et nüüd eelmine aasta sai käidud Euroopa meistrivõistlustel, see on siis nagu ühe etapiga pannakse paika 450 klassis. Tiitel oli tegelikult käeulatuses, aga esimene sõit siis tuli katkestus sisse, teise koha pealt 2 ringi oli minna ja teise sõidu olin teine, et nibin-nabin, et poodium oleks nagu kindlasti käega katsutav olnud. Ja siis 2 aastat tagasi ma käisin ka tegelikult Ameerikas võistlemas veel, seal suutsin normaalseid tulemusi teha ja tegelikult 2 aastat järjest sõitsin seal 10 koha piiri peal, et see on tegelikult päris tugev näitaja. Ja siis kõik sellised rahvusvahelised crossid, kus nii-öelda eks ma valin neid välismaa krosse ka selle järgi, kui ma lähen, et kui näiteks korraldaja tahab eri rahvusest sõitjaid, et siis ta nagu kutsub neid ja maksab kulud kinni, et aga põhiliselt nii-öelda Eesti toetajate eest ma sõidan siis Eesti meistrivõistlused ja Lätis. Aga oled sa nagu endiselt selline täiskohaga motocrossi sõitja või sa ikkagi pead ka kuskilt mujalt nagu elatist teenima? Põhiliselt ikkagist täiskohaga crossi sõitja, natukene annan treeninguid meie klubi liikmetele, veame motocrossi rada seal Saku tankodroomil ja ka natukene füüsilisi treeninguid korraldan, et aga põhivõhm läheb ikkagist crossi sõitmise peale ja et ikkagist kui siin Eestisse ka tulevad nii-öelda tippsõitjad, et siis neile kindlasti konkurentsi pakkuda, et see aasta ma olin Eesti meistrivõistlusel teine, võitis Talviku, et meil oli nagu palju põnevaid sõite, et Talviku tegi terve hooaja adakid kaasa, et siis et suutsin talle nagu konkurentsi pakkuda. No seal viimane etapp, mis teil oli, ma nägin sealt ka mingit klippi, kus sul just isa läks selle natukene ka Talvikuga vestlema pärast mingit sõitu, et mis seal täpsemalt juhtus? Tegelikult see oli minu arust, see on viimane, see oli 4. etapp, et meil oli jah väikene intsident ja
nüüd on juba, ma olen maha rahunenud, aga siis närvid olid püsti, et sellist nagu manöövrit ma poleks nagu oodanud, me oleme suhteliselt hästi varasemalt läbi saanud ja siis eks siis ka isal viskas punni pealt ja natukene tegi kõvemat häält, et tavaliselt me nagu Eesti krossimehed hoiavad kokku, et siis selle manöövri peale olin pettunud, aga eks elu läheb edasi ja olen omad asjad nagu, omad korrektuurid teinud, kuidas edasi minna. Nii et te olete nagu ära leppinud või? Otseselt ära ei ole leppinud, et me pole sellest peale seda eriti midagi rääkinud. Aga selliseid olukordi ma saan aru, et siin Eestis nagu väga ette ei tule, kus pärast sõitu mingiks ütlemiseks läheb või? Kindlasti on olnud, aga ma olen üritanud siuke soliidne sõitja olla, küünarukid käivad meil kurvi minnes võib-olla kokku, aga ma ei ole nagu selliseid asju teinud, et et keegi tahtlikult kukuks. No kui sa natukene vaatad tagasi oma MM-karjääril, et kas selle puhul nagu vaatad sellele nagu helge pilguga tagasi või pigem on rohkem asju, mis nagu kripeldama jäävad, et? Jaa, et tegelikult ma sõitsingi siis 2 täishooaega MM-i, et siis kindlasti vaatan helge pilguga, sest ma suutsin 17, sain 18, suutsin MM-etapi võidu saada, et see oli kõigile suur üllatus. Ma nägin selle nimel palju vaeva, aga ma enda seest poleks ka seda uskunud, et see tuleb, aga tuli, et see on selles mõttes äge asi ajalooraamatutes. Ja siis peale seda ma olin suht noor poist, läksin kohe MX1 üle, et MX1 on siis, kus on kõik ässad koos. Natuke oli raske, tehnilisi probleeme oli ja see hooaeg kujunes niimoodi, et ma siis langesin MM-sarjast välja, pidin endale uue siis süsteemi otsima ja siis ma sõitsin tegelikult 10 aastat Inglismaal tipptiimides, et seal oli nagu tiimide poolt oli rahaline tugi sõitjale ja ma sain nagu oma elu elada ja siis seal lõppes ära, sõitsin 1 aasta Saksa tiimis Adakeid ja siis ma nägin, et seal ei olnud nagu erilisi suuri summasi ja vanus tuli ka natuke peale, et mul ei olnud nagu mõtet ennast nagu nulliga seal Saksamaal hoida, et siis ma hakkasin uusi variante leidma, et ja nüüd siin Eestis olen sõitnud 4-5 aastat enda nagu tiimi all ja olen saanud ise otsustada, milliseid võistlusi ma teen, mis mul on kõige kasulikumad, et ma ei pea otseselt kellegi sõna kuulama, et ta ütleb, et sa pead nüüd sinna sõitma minema. Et lähen sinna, kus mulle meeldib ja nüüd ma olen praegu enda nagu selle seisukohaga rahul, et kui ma tahan käin Adakit sõitmas, kui tahan Euroopakale, kui on toetajaid, teen mõne suurema võistluse, et siis ise sätin enda asju. No need võistlused, kus sa võistled, kuidas seal muidu nende auhinnarahadega lood on, et kas pigem nagu eelarve täitmine tuleb kuskilt sponsoritelt või need on ikkagi arvestatavad summad, mis sealt esikolmikusse jõudes näiteks saab? No MM-il on niimoodi, et ikkagi tiimid maksavad põhipalga ja siis ja boonused, et ehk siis kui mina sinna lähen, siis ma võistlen puhtalt au eest, et mitte auhinna eest. Ehk siis väga keeruline seal midagi teha, et Inglismaa meistrivõistlustel olid päris soliidsed auhinnad ja oli ka tiimide poolt tugi. Saksamaal on auhinnarahad, aga tiimide poolt on natukene see tugi lahja, et ikkagist pead nagu nii-öelda enda toetajaid kaasama, et seda asja teha. Aga kui hästi sõidad, on võimalik auhinnaraha teenida. Ja ütleme, Eestis ja Lätis on ka, leiad neid võistlusi, kus on auhinnaraha, et sa ikkagist nagu päeva lõpuks oled plussis, et sa saad sellega tegeleda, et eks siis tulebki nagu kogu aeg nagu valida, aga siiamaani on hästi olnud, et mul on iga nädalavahetus võimalus, peaaegu iga nädalavahetus võimalus, et kui ma lähen võidan ära, siis ma suudan raha teenida. No muidu me teame, et siin sponsoritelt võib-olla üldse sponsorite leidmine pole nagu kõige lihtsam asi, et ma ei tea, mis need summad on, nagu mis sina pead nagu aasta lõikes, mis sa pead endale ette varuma või nagu millega sa pead arvestama, et kokku saada? Jaa, et ütleme, need summad ongi seal, ma arvan, et 30-40 000, et siin Eestis võistelda.
mida rohkem toetajaid on, sul seda lihtsam on, et sa selle toetusrahaga üritad oma kulud nagu kätte saada ja siis kõik, mis nagu auhinna rahana teenid, et see läheb siis muu elu jaoks, ostad süüa või mingeid muid asju, et ja pere vajab ka nagu igast lapsed tahavad raha saada, et siis proovid ikkagist, annadki võistlustel parima, et see auhinna raha koju tuua, et siis sellest saad nagu elada. Kui kallid nagu konkreetselt üldse need, ma ei tea, kui jätta kõrvale, ma ei tea, transport ja kütus ja sellised asjad, et näiteks, ma ei tea, tsiklid ise, ma ei tea, rehvid, ma kujutan, et rehve läheb kõik omajagu aasta peale, et no kindlasti saab vanade rehvidega ka, aga sa ei taha vana rehviga starti minna, et siis tahad ikka, et su sikkel oleks igaks võistluseks nagu parimas vormis, uued rehvid all, et eks jah, kõik see maksab, et sa pead ikka sikli ette valmistama, ja teine, mis ma enne unustasin öelda, mehaanikukulud on ka, et ma võin ise ka seda siklit teha, aga siis mul jäävad trennid vahele, see ots kannatab. Ehk siis sul peab olema ka mehaanika, õnneks mul on onu ja siis isa, kes selle poolega aitavad, et eks ma ikka peab mingi raha selle välja käima, aga tasuta ei tehta tööd, aga kindlasti on nagu see parem variant. Aga ma saan aru ikkagi, et nagu kuigi võrreldes näiteks vormel 1 või ralliga, eks ole, sul ikkagi tsiklid on nagu põhimõtteliselt nagu samad. Et sul sai mingeid aerodünaamilisi väga mingeid värke ei ole, aga kui palju on võimalik nagu raha eest siis, ma ei tea, paremat tsiklit saada ja seeläbi nagu paremaid kohti? Kindlasti siklis on, motocrossiga on nii, et see sõit ja nii-öelda protsentuaalsus oleneb rohkem kindlasti, et sul peab ikkagi see oskused olema, ma arvan, et 75%, sikkel on 25%, et hea sõidumees suudab ka halva sikliga mingi tulemuse ära teha. Kui sa paned võhiku, paned sikli selga, siis võib-olla ei oska kohadki ära minna või üleüldse nagu raja peal ringi liikuda, aga kindlasti on tuuningi jupid, mis aitavad nagu kaasa, et näiteks amordid on ühed kõige olulisemad, et kui standardsikli ostad poes, siis ta on tehtud suvalisele tüübile, ütleme keskmise kaalu järgi, et siis sul peab olema hea amordimeister, kes teeb sinu järgi selle amordi, kõik see balanss, et oleks paigas ja on ka mootorijupid, mis teevad tsiklit nii-öelda natuke agressiivsemalt, et ta alguses paremini veaks, et sul oleks lihtsam sõita, ütleme kõik konkurendid kasutavad paremaid juppe, et sa pead ise ka, et su enda elu oleks lihtsam ja ütleme aerodünaamika erilist nagu niisugust asja seal ei ole, et seal ongi mootor ja amordid ja siis võib-olla mingisugused lemmiktükid, ma ei tea, heeblid, lenksud, mis sa nagu paned enda järgi paika. No, aga kui palju need tsiklid üldse nagu aastate jooksul muutunud on, et kui näiteks anda sulle mingi, ma ei tea, 10-15 aasta tagune tipptsikkel, et kas sellega annaks nagu praegu ka tulemust teha või? Mingi tulemuse saab kindlasti kirja, ma ei tea, kas sellega võita kannatab, et ei ole niisugust asja nagu kunagi testinud, aga kindlasti ütleme, mootoritootjad on enamus Jaapanist, meil on KTM on Euroopas, nüüd on lisandunud ka Ducati ja Triumph, et siis need jaapanlased teevad, ütleme 4-aastase, 3-aastase tsükliga, toovad täiesti uue mudeli välja, et siis kogu aeg arendus käib, asjad lähevad paremaks, et kogu aeg on tehniline areng. Ma ei tea, mis tsikliga sa üldse ise sõidad või kui palju see sul varieerub aastate jooksul? Mina olen nüüd viimased aastad kogu aeg Hondaga sõitnud, et mul oli parim hooaeg 2015 Hondal ja siis, kui ma Eestisse tulin, siis ma teadsin, et ma tahan sellega sõita, et õnneks meil on hea koostöö Juss Laanso ja Honda Center Eestiga, et siis sealt poolt on ka hea tugi olemas ja ma arvan, et ma panen Hondaga lõpuni välja. No nagu sa ütlesid, et sõit ikkagi moodustab 75% sellest tulemusest lõpuks, et me teame, motocross kindlasti võrreldes paljude teiste mootorispordialadega on nagu füüsiliselt väga nõudev, et kuidas muul ajal nagu see toonuses olemine välja näeb, et ja tegelikult ongi hea, kui sul on sikkel kogu aeg olemas, et talvel need mahud nagu lähevad väiksemaks, et sa nii palju ei sõida, aga ütleme, et minu nii-öelda treeningud ongi, et november-detsember ma sõidan vähe ja siis jaanuaris hakkad nagu uuesti rohkem sõitma, et siis ma olen alati käinud Itaalias treeninglaagris ja siis on Lätis alati niisugune koht nagu Liepaja, mis
imekombel seal ei ole eriti lund ega jääd, et seal saab ka kogu aeg sõita ja trenni teha, hooajaks valmistuda, et siis ja käin palju jooksmas, ujumas, kõik siuke, mis on kardiotreeningud, et sa saaksid oma pulsi madalaks ja madala pulsil opereerida, siis su aju töötab paremini sõiduaeg ja kui sul on pulss kõrge, siis ka võivad ohtlikud olukorrad tekkida, millega kaasnevad vigastused, et siis sa ikkagist üritad seda tõenäosust väiksemaks saada, et midagi juhtub. Et ongi, põhiline on nagu jooksutrenn selle tsikli kõrval. Nii et mingit sellist jõusaalist raskuste tõstmist või väga ei ole? Ei, seda on ka, tegelikult ma november, detsember, jaanuar mul on ka ringtreeningu rühm, ma ise vean seda ja ma ise teen ka trenni seal, et seal on siuksed harjutused, mis siis nagu krossiga kaasnevad, kätekõverdusi ja väga erinevaid harjutusi on seal. Et seda ma teen ka, aga mitte siis suvel selle jaoks nagu väga mahti ei ole, et aga ütleme siukest nagu pumpamist sa ei taha, et su lihas väga suur oleks, et sul nagu lisakilos ei ole vaja, et sul peab olema siuke sitkus ja vastupidavus ja siis samas ka lihast, aga mitte nagu väga suur ei tohi see lihas olla. No ma ei tea, miks mul miskipärast sinuga üks esimese asi, mis mul seostub on, kui ma väiksena seal Aktuaalset kaamerat vaatasin, kuidagi mingid vigastuse jutud pidevalt hakkasid silma või on meeles, et kuidas sul praegu nagu tervisega lood on, et ja vigastusi on päris rõvedaid olnud aastate jooksul, et mõlemad rangluud 3 korda puruks, plaadid peal, siis on käeluu olnud puruks, et seal on plaat peal, jalaluu on puruks olnud ja siis õlad on mõlemad liigesest väljas käinud, et eks neid krossiga neid hetki tuleb kahjuks ja karjäär on pikka olnud, et 31 aastat juba, et siis on neid asju juhtunud, aga õnneks praegu viimased aastad on, tegelikult üle-eelmine aasta mul oli ka rangluu puruks, et see oli siuke nõme juhtumus, et stardis oli kukkumine ja sikkel lendas mulle ette, ma sõitsin otsa, et nagu otseselt enda viga ei olnud, aga ma ei saanud nagu päästa midagi. Et siis oli väike rangluu murd, aga muidu praegu on nagu hästi olnud, et sülitan 3 korda üle õla. Ja see motocross tundub küll selline natuke masohistlik värk, et ma kujutan ette, et vormelisõitjatel näiteks või rallisõitjatel ei pruugigi terve karjääri jooksul nagu ühtegi, vähemalt selle tööga seotud vigastust olla, et teil pigem see on nagu sisse kirjutatud, et ma arvan, et sellist sõitjat vist ei ole, kes poleks midagi ära murdnud. Ja tegelikult mul isa oli selline, et tal oli, üks kord vist tuli liigesest välja ja siis ühe luu oma murdis ära niimoodi, et kui ta oli tegelikult karjääri juba lõpetanud, et aga jah, isa mul nagu pääses selles mõttes mõnusasti. Krossiga on jah see, et sul ei ole nagu autos on ja sul on väike kest ümber, kui sa käid ümber, et siis sa oled nagu seal kinni on ja krossiga on see, kui sa hoo pealt lendad, siis mis sulle vastu tuleb, on kõva pinnas. Enne rääkisid siin, et peamiselt sõidad Eestis, Lätis, aga eelmine aasta osalesid ka rahvuste krossil, et miks see aasta vahele jäi? See aasta, kuna meil oli 3 sükest tugevamat sõitjat MX1-s ja siis Kullas ja Talviku tahtsid sõita MX1 sikliga. Ma olen siuke suhteliselt suurt kasvu, 87 pikk, et siis selle MX2 sikliga mul ei oleks midagi kindlasti välja tulnud ja siis oligi Tanel Leoki poiss Sebastian sai vigastada, tegi hooaja alguses siukseid tugevaid sõite ja ta oli vigastatud ja siis meil on noor kiire mees Joosep Pärn, tema siis osutus valituks MX2-ga sõitma minema ja selle tõttu. Aga on selline asi nagu suur pettumus või mingi selline asi, mis nagu motiveerib ka, et või sinu jaoks enam need rahvuste klossid nagu ei ole nii jao? No kindlasti ta on tegelikult aasta suur sündmus. Kindlasti on suur eesmärk sinna pääseda, aga ma nüüd ei saa öelda, et ma kodus väga-väga kurb olen, et ma ei nagu otseselt kogu aeg selle nimel ka ei võistle, et ma sinna rahvuste koondisesse pääseks, aga kindlasti ta on tore, kui sind valitakse, aga elu läheb edasi, kui valita. No
rääkisid siin enne põgusalt sellest, et Eestis üldjoontes nagu kõik saavad omavahel sõbralikult läbi, et ma eeldan, et kui seal mingid sellised valikud tehakse, et kes sõitma läheb, et on seal ka nagu mingid leerid, näiteks nagu meil vehklemises on, et on mingid Sõmerpalu vennad ja siis on mingid, ma ei tea, sa vist oled Saku kandist pärit. Ma olen Sakust, jah. Või pigem nagu ei ole sellist leeride värki? Võib-olla on, aga võib-olla ei ole ka, et eks see on igaühes enda peas kinni, eks me siin rohkem Põhja-Eestis toimetame, et no tugevad klubid võib-olla veel on Pärnus ja Sõmerpalus, eks nad kõik võib-olla, kõik võitlevad enda eest, aga ma ei oska niimoodi öelda, et kas on mingid leerid või niimoodi, et eks seal EMF-is on rohkem on niisugune Pärnu klubi ja siis võib-olla kuskilt mujalt veel, et jah, et ma otseselt nagu EMF-iga seotud ei ole, et sealt tehakse need valikud. No räägime nüüd natukene sellest ka, mis meid siin see nädal ees ootama hakkab, et Tallinnas tuleb siis superkrossi võistlus. Noh, lihtne loogika ütleb, et see on siis sisehallis toimuv võistlus, Unibet Arenal ta toimub, aga mille poolest see siis nagu erineb, ma ei tea, väljas sõitmisest näiteks või mis imeloom see supercross on? Ja supercross, eks ta on kindlasti niisugune pealtvaatajatele vägev asi, et noh, kunagi sellega alustati, noh, ta on küll Euroopas sündinud, aga põhijooda sai sisse Ameerikas ja seal see toob rajale ikka väga-väga suure hulga publiku, et kogu see crossi skeene ongi seal siis nagu superrossile üles ehitatud, et seal käib 50-60 000 inimest vaatamas ja neid on vist 18 etappi. Ja Euroopas on ka ta nagu vaikselt tõusuteel. Eks teda on nagu suur risk siin Eestis teha, et sa ei tea kunagi, kas see rahvast huvitab, kas see toob rahva kohale, et kulud on hästi suured, kogu see raja ehitus, sul on vaja rada üles ehitada, see nii-öelda see pinnas sinna halli sisse tuua, siis pärast välja viia, et see võtab, no, see on nagu väga suur kulu ja garantiid ei ole, et kas rahvas tuleb kohale või mitte. Me loodame, et tuleb ja siis ütleme siin Tallinna südames on niisugune koht nagu Unibet Arena. Juba mitmeid aastad on nagu mõeldud, et kas see superross oleks seda võimalik teha, nüüd meil on tegijad olemas, nii-öelda ma olen ka seal korraldusmeeskonnas Kaido, kes siis on nagu juhib seda kogu programmi, et kes siis nii-öelda võttis selle vastutuse enda peale, et proovime, vaatame, kas saame teha, et just täna tegelikult just viiaksegi kogu seda pinnast sinna sisse, rajameister on Belgiast, kes siis on ka nagu Adake radu teinud, tema tuuakse siia, hakkab seda rada üles ehitama, et kolmapäeva õhtuks peab olema see rada nii-öelda püsti, loodame, et kõik läheb nagu viperlusteta, et kõik sujub ja neljapäeval siis saab juba esimest korda proovida. Et superross on jah siis nii-öelda staadionist, ta on lühem ring, palju igast elemente sees, lühikesemad sõidud ja noh, pealtvaatajatel peaks nagu huvitav olema, et seal on tegelikult kogu niisugune show, valgusmäng, muusika, heliefektid, sinna tuleb freestylerid, kes teevad siis nagu nii-öelda hüppeid, erinevaid trikke, saltosi, need tuuakse kohale, et ja et siis eesmärk on nagu kogu motokrossi populaarsemaks saada, et ka see nooremale publikule nagu tuuakse koju kätte, et siis sellest hakatakse rohkem rääkima ja et motokross oleks nagu Eestis populaarne. Aga taseme poolest nagu kui supercrossile mõeldud, mis see tase seal on, mida pakutakse, et need sõitjad, sa ilmselgelt tead, kes seal osalevad, seda vist oled näinud, et olemegi terve hooaeg, ma käisime võistlustelt võistlustele ja kui meil vaba hetk oli, siis me ikkagist püüdsime sõitjatele nagu, saatsime kutsed ja rääkida nendega. Eks ta ongi raske selle koha pealt, et sõitjatel on omad kulud, et kohale tulla, et siis nad saada nagu kaubale, et aga meil on kohal siis Soome kiired sõitjad, siis Eesti, Läti, Leedu, üle Euroopa, Kanadast tuleb, Ameerikast tuleb, et nad ei ole küll nii-öelda superrossi meistrid, aga kindlasti väga kiired vennad, kes on sõitnud ennast kas või superrossil finaali. Et siis, et saaks selle nagu asja kuskilt otsast pihta, kiired sõitjad on kohal, kes kindlasti sõidavad väga hästi ja et publikul oleks mida jälgida ja kui see nagu üritus õnnestub, et siis nagu järk-järgult kasvada.
No ma mäletan ise väiksena seal Sõmerpalus krossi vaadates oli selline vend nagu Antonio Cairoli, kellest seal kõik rääkisid, et näitasid näpuga, et oli nagu keda vaadata, et kes siin võistlusel näiteks võiks, ma ei tea, olla selline, on keegi teistest eristuv, kes on favoriit nädalavahetusel või pigem mitte, et kindlasti peab ütlema nime Ari Kullas, ta see aasta sõitis siis ka Ameerikas Supercrossi, et tema on nii-öelda ka plakatil esipildi peal, siis on Jeremy Hand, kes on USA-s sõitnud mitu korda ennast Supercrossil finaali, siis on Kanada Supercrossi, ma nüüd ei tea, kas ta selle terve Kanada meister on, aga mingi osa, seal on erinevad sarjad, et mingi erisarja meister on kohal, siis ja siis on ka Hispaanias John Cross, kes on sõitnud ennast Supercrossil finaali Ameerikas ja Euroopas siin käinud suurematel võistlustel, et neid mehi kindlasti on. Ja Eesti motomehed kindlasti tuleks ju sind ja Tanel Leoki ka vaatama, või motosõbrad, et motocrossiga muidu mul endal on olnud, ma küll pole tükk aega käinud, aga väiksena oli nagu raske seda jälgida, et kui seal hakkavad sõitjad kuidagi ringiga teisi kätte saama, et läheb nagu segapudruks natuke, et ei saa aru, kes mis positsioonil on, et on sul mingeid nippe ka, et kuidas nagu võib-olla pealtvaatajatel oleks lihtsam jälgida seda? Seal võistlusel Supercrossil Tallinnas on nii-öelda see tabel peaks olema kõigil ees, kus siis on jooksevad numbrid ja kohad ja need sõidud ei ole, kuna ring on suhteliselt lühike, siis sõidud ei ole nagu nii-öelda, nagu motocrossis on 30+2, et seal on niisugused lühemad sõidud ja siis nii-öelda peaks see jälgitavus parem olema ja ma usun, et kommentaatorid teevad ka head tööd ja hoiavad rahvast kursis. Praegu ma saan aru, et see on sinu jaoks ka hooaja viimane võistlus, eks ole, aga järgmisel hooajal kavatsed ikka sõita või ka juba vilksamisi oled 35 aastaseks saanud, et on sul mingi plaan ka, et kaua sa seda sõitmist nagu jätkad? Järgmine aasta ma tahaks sõita, kindlasti seisavad ees siis nii-öelda läbirääkimised toetajatega, ma vaatan, mis nemad arvavad. Ma ise tahan sõita, ma tunnen, et ma olen konkurentsivõimeline, tulemused on seda näidanud, et ja siis ma mõtlen, miks nagu miks panna siis stoppe, et ma arvan, et 35 praegu veel mul jõudu on ja töötahe on olemas, et siis on veel, nii-öelda ma ei ole endale kindlat aastat pannud, aga ütleme 10. kohtadest ma ei hakka võitlema Eestis, aga kui ma lähen starti ja ma tean, et ma suudan võita, siis ma olen kohal. Aga nii, et on sul tulemuslikult ka veel mingid eesmärgid, et näiteks Eesti meistritiitel või ma ei tea, tahaks rahvuste krossil osaleda või mingid sellised asjad, et või sa pigem ei ole selline inimene, kes mingid eesmärgid nagu paberil kuskil kirja paneb? No ma olen nagu Eesti meistriks ma olen tulnud, et ma tean, mis see tähendab. Eesmärk on lihtsalt endast parim anda ja siis need võistlused, kus ma käin, kogu aeg maksimum võtta, et sihikul on kindlasti järgmine aasta see Euroopa meistri võistlused, et jube kripeldav, et tahaks nagu saada seal kas siis just võita, aga vähemalt poodiumile tahaks medali saada, et ma tean, et mul sees olemas, ma ei ole veel suutnud seda paberile panna. Ja järgmine aasta Adaki nii-öelda Saksa kalender tuli välja, et seal nagu on ka, vaatasin mõned head sõidud, mis nagu mulle peaksid sobima, et siis ja Eesti-Läti ja see nii-öelda ma käisin tegelikult 2 aastat järjest, käisin USA-s Southwickis, see on ka liivarada, mis siin nii-öelda Eestis on hea, selleks on hea valmistuda, et ma 1 aasta olin 11 seal, et see top 10 tegemata, ma tean, et see on raske, aga ütleme, et see on niisugune nii-öelda oleks niisugune äge võistlus enda jaoks, mille jaoks nagu treenida ja hästi sõita, et aga see on niisugune kallim väljaminek, eks see näis, kuidas siis talvel nii-öelda eelarve asjad kokku saadakse. Aga kõik niisugused suuremad võistlused ja hoiame ennast nagu tasemel. No nüüd, kui sa siit stuudiost lahkud, et ma saan aru, et seal Unibet Arenal veel ei anna nagu trenni teha otseselt, aga hoiad sa ka ennast kuidagi nüüd, ma ei tea, tsikli seljas enne seda võistlust või pigem lihtsalt kaotad? Tegelikult on viimane nii-öelda välikross üle ära, see läks nagu, maht läks natuke maa, aga ikkagi sa teed natuke füüsilist trenni, natukene sõidad. Nüüd just eile tulin, oli Lätis, oli siis Gala
kus ma sain siis oma Läti meistritiitli teise koha kariga kätte, käisin seal ja samas ma ühendasin ka, seal tehti uus sisehall ehitati, et proovisin seal, kuidas see on ja see on nagu niisugune sarnane, mis hakkab nagu see hallivõistlus olema, et hüpped ja kurvitamine, tegin 2 asja ühes ära, et natuke sai tunnetust ja see nädal on ka plaanis veel 1 korra sõita, et siis proovime parima anda endast, vaatame, mis välja tuleb, ma olen käinud Tamperes, ma nüüd ei ole viimased aastad küll käinud Tampere Supercrossile, see on Soomes, aga seal on varem niisugune kogemus olemas, et ega ma siis, kui ma sinna läksin, ma ka otseselt ei käinud kuskil selleks trenni tegemas, et kõik tuli nagu selle võistluste käigus ja õppisin asjad ära ja eks siin paljudel on see natukene küsimus, et meil ei ole selleks väga head kohta, kus ette valmistada, et siis vaatame, kuidas välja tuleb ja et kõigil on võrdsed võimalused. No Eestis just praegu ongi see Sõmerpalu hall vist siiani ju ainus, mis on mingid jutte ka käinud, et kuhugi tahetakse veel mõni rajada või pigem nagu selleks ei ole vahendeid? Pigem nagu hetkel küll ei ole kuulnud mingisugust juttu, et mingit uut halli kuskile tuleb, et see Sõmerpalu hall toimib ja seal on jah, kõigil võimalus treenida ja ma sain vist aru, et nüüd tehakse äkki rada natukene ka harrastajasõbralikumaks ja et seal saab, ka harrastajad saavad sõita, et siis aga jah, meil siin Tallinna ümber ei ole kuskil nagu sisehallis sõita, et sõidamegi, mis meil see loodus pakub. Okei, aga jah, suur aitäh, et leidsid aega siia täna tulla. Selline oli siis saade, kuulajatele nägemist ja sulle ka. Aitäh! Ja aitäh kutsumast! Delfi spordi podcast. Mis tunne on?